Tere! Mina olen Liis, tema on Vanda. Me oleme füsioterapeudid Tartu Ülikooli Kliinikumist neuroloogia osakonnast. Selleks, et Parkinsoni tõvega inimese elukvaliteet ja liikumine oleks kergem, oleks vaja teostada igapäevaselt või vähemalt 3 korda nädalas võimlemisharjutusi. Võimlemisharjutused on esmalt mõeldud selleks, et teie liigesliikuvust ja lihasjõudu säilitada ja hoida liigest lahti. Lisaks aitavad võimlemisharjutused parandada rindkere liikuvust ja seetõttu võib teil olla ka lihtsam hingata. Täna oleme me koostanud mõned harjutused ja näitame teile kolleegiga koos neid ette, et te saaksite kodus harjutada. Esimene harjutus. Vibu ja nool. Eesmärk õlavöötme ja rindkere liikuvuse parandamine. Esmalt too käed üles umbes 90 kraadi kõrgusele. Suru parem käsi taha nii, nagu tõmbaksid vibu pingule, küünarnuki suund maksimaalselt selja taha. Korda sama teise käega. Tee seda harjutust vahelduvalt 20 korda. Teine harjutus, kerekallutused. Eesmärk õlavöötme, rindkere ja lülisamba liikuvuse parandamine. Istudes voodil, kalluta end ühele küljele nii, et asetad julgelt oma alumise käsivarre voodile, too teine käsi üle pea, venita külge, hoia 5 sekundit ja siis korda sama teisele poole. Tee harjutust 10 korda. Harjutus number 3, õlgadele, et suurendada liigesliikuvust. Lama sellili aluse peal või voodil. Võta kätte rätik või võimlemiskepp. Tõsta käed üle pea maksimaalse kauguseni. Seejärel too käed koos võimlemisvahendiga tagasi sülle. Korda harjutust 10 korda. Edasi võid samamoodi viia käsi külgedele. Viid 90 kraadini ja maksimumulatuses külgedele. Samuti võid 10 korda teha seda harjutust. Harjutus number 4. Puusatõsted. Eesmärk puusade ja selja liikuvuse parandamine. Tuhara pingutus. Lama sellili tugevamal alusel või voodil. Kõverda põlved. Toeta jalad tallaga vastu alust. Käed küljel. Rulli puusad nii kõrgele kui võimalik. Aeglaselt. Seejärel rullige end kergelt tagasi alla. Teosta harjutust 10 korda, puhka ja siis veel 10 korda. Harjutused kummilintidega lihaste tugevdamiseks. Istu toolil. Aseta kummilindi keskosa mõlema talla alla. Pinguta kummi mõlema käega, suunaga üles ja taha, nii et küünarliigesed painutatud 90 kraadi ulatuses, õlavarred kere lähedal. Siruta selga. Küünarnukkide suund on taha, abaluude vaheline lihas pinguldub. Avarda rinnakut. Tule tagasi algasendisse ja teosta harjutust 10 korda. Istu toolil sirge seljaga, aseta kummilindi keskosa taldade alla, hoia kummilindi otsad piisava pingutusastmega peos. Tõsta sirgeid käsi külgedele kuni 90 kraadi ja too alla tagasi sujuvalt. Hoia õlad all, selg sirge ja teosta 10 korda, siis puhka ja veel 10 korda. Aseta kummilindi keskosa ühe talla alla, kõverda jalga rinnakuni. Hoia kätega kummi pingul, surudes jalga sirgeks, tunneta pingutust kogu jalas. Teosta harjutust 10 korda, puhka ja veel 10 korda. Istu toolil, seljaga vastu seljatuge. Kummilint
aseta ümber kere selja tagant suunaga kaenla alt ette. Hoia kummilindist kinni nii, et jaksad suruda lindi otsi ette. Käte asetus küünarliigesest 90 kraadi. Suru käsi ette sirgu 10 korda. Suru käed sirgu ja nüüd vii käed küljele sirgelt ja too tagasi ette. Tee samuti 10 korda. Kerepöörded. Istu seljatoega toolil. Võta vastas käega risti üle tooli istme servast kinni. Siruta selga. Pööra end selja taha, viies teine käsi sirgelt kaasa. Pööra peopesa lae suunas. Kui saad, saada kätt pilguga. Tee harjutust 10 korda, vahelduvalt ja hoia end venitusasendis 5–10 sekundit. Liblik venitus. Istu toolil seljaga vastu tooli seljatuge. Vii käed kuklale. Venita rinnakut avades käed nii, et küünarnukid avaneks nii kaugele kui saad. Selg võib üle seljatoe libiseda. Hoia asendit. Edasi too küünarnukid omavahel ette kokku. Tunneta venitust õlavöötmes. Korda harjutust 10 korda. Seda harjutust saab edukalt sooritada ka lamades voodil. Paremini põrandal mati peal. Lihtne reie tagumise osa venitus. Istu toolil. Nihuta ennast serva peale. Siruta üks jalg ette, varbad enda poole. Kalluta end sirge seljaga sirutatud jala suunas ja tunneta reie venitust tagaosas. Hoia venitust 30 sekundit. Tee kordusi 2–3 korda. Lihtne sääreosa venitus. Aseta maha enda ette umbes 4 sentimeetri kõrgune kõrgendus. Kas siis vana klots, vana raamat, kataloog. Aseta üks jalg päka osaga kõrgendusele, teine jalg teise kõrvale. Siruta keha ja liigu puusaga tooli suunas. Tunneta venitust sääre osas. Teosta harjutust 2–5 korda, hoia venitust 30 sekundit. Lihtne eesmise reie osa venitus. Lama kõhuli kõvemal alusel või voodil. Painuta jalga, võtta hüppeliigesest kinni ja hoia asendit. Venita kanda tuharale võimalikult lähedamale. Kui sa ei ulata käega hüppeliigesest kinni haarama, võta abiks näiteks pikem käterett või hommikumantlvöö. Harjutus kõhulihase venituseks ja selja liikuvuse suurendamiseks. Lama kõhuli maas või kõvemal voodil. Tõuse käsi vartele, pingutades selga. Hoia asendit 3–5 sekundit. Teosta harjutust 10 korda. Kui te tunnete, et teie igapäevategevused on muutunud raskemaks, siis võtke ühendust oma neuroloogiga, kes saab edasi suunata teid füsioterapeudi juurde ja meie saame omakorda teid siis võimlemisharjutustega täpsemalt aidata. Liigesed liikuma, edu võimlemisel!